juurde ja Prantsusmaale, nimelt eeloleval pühapäeval toimub siis noorte Eurovisioon Prantsusmaal Nice'is ja esmakordselt osaleb seal ka Eesti ja vaatame, kuidas meie lauljal Arhannal on seal ettevalmistused läinud. Me tervitame teid Inglite lahe kaldalt, Inglite alleelt, Prantsusmaalt, Nice'ist või Nitsast, mõlemad pidi tohib hääldada. See allee on 8 kilomeetrit pikk ja seda randa peetakse siin Euroopa üheks kaunimaks siserannaks. Eurovisiooni lauluvõistlus algab alati punase vaiba ürituse ja linnapea vastuvõtuga mõnes kohalikus väga erilises paigas. Tänavu oli selleks hotell Negresco, mis on 110 aastat vana ja kus on käinud alati kõik maailma kuulsad inimesed ise. Nad väitsid siin, et alates Hiina presidendist Michael Jacksonist, laulja Pinkini ja loomulikult on siin ka kõik kohalikud Prantsusmaa kuulsused ööbinud. Vaid paari kilomeetri kaugusel lennujaamust asubki tänavune noorte Eurovisiooni kontserdisaal Palais Nicaia, mis mahutab 1500 kuni 6500 inimeseni ja kui siia välikontsert veel tuua, siis isegi koguni 50 000 inimest. Nüüd tuleb üks ainus tuur meie Bubble'ist eesti keeles muusik ja siin siis saab näha, mida teised siis teevad lavadel, siin saab istuda, rannatoolid on siin ja seal on hotdogi puus. Näita meile, lähme jalutame, viime meie garderoobi, kus Eesti asub. Me oleme igatahes siin Suurbritannia vastas kohe. Ja siin on Prantsusmaa, Portugal ja Eesti ja siis meie kõrval on kohe hollandlased, nii et me oleme väärikas seltskonnas. Kas pole? Lähme vaatame sisse ka. Ja welcome, see on siis meie Sasipundra koht, parem mitte vaadata. Kuule, aga sul on siin nunnud pandad, kus sa need said? Eile Nikola kinkis need mulle mu assistent ja ma kannan neid igal pool, kus ma lähen. Kas panda on su lemmik loom? Ta ei ole mu lemmik, ta on mu lemmik. Topelt lemmik? Ta on topelt lemmik. Oled sa neile juba jõudnud nimed ka panna? Jah, ma panin eile, see on popcorn ja see on Bibble. Kuule, aga me peame nüüd lauale minema, suga kardad ka või? Lähme siis. Siin on siis viimane hetk vahetult enne lavale minekut, mida tänavu kaunistab 12 meetrit kõrge ja 27 meetrit lai hiigel suur LED-ekraan, mis on tiibade kujuline, just kui kõik need noored, kes siis meid siin täna esindavad pealkirjal Heroes, tõuseksid kõrgemale ja kaugemale. Kui üksi tunned end ja murest üle saa ja näib, et sõbrad sind ei hoia armasta. Läbivaatusruumis kohtume eestlasest režissööri Marek Miiliga, kes muuhulgas on teinud ju Eesti laulu, olümpiamänge ja ka seda sama juunior Eurovisiooni. Kuidas Arhanna paistab siin oma korraliku häälega? Hästi paistab, et ega siis tegelikult üldine tase on nii on nagu väga tugev. Loomulikult siin on natukene kultuurilised erinevused, mismoodi lauldakse, aga kõigil on, ma arvan, nagu see tase nagu väga tugev ja Arhannal ka läheb ikkagi päris hästi. No kas süda läks soojaks ka, kui Arhanna lavale tuli? No muidugi läks, see on ikka nagu tore, et ma tean, et tegelikult kogu see laste Eurovisioon on ammu oodanud, et Eesti võiks nagu tulla ja kõigil on ikkagi nagu väga hea meel. Ja minul loomulikult on nagu hea. Arhanna ise fännab Wednesday'd, mis on seriaal Netflixis
et kes teab vanemast generatsioonist Addams Familyt, siis Wednesday on siis tegelane Addams Familyst, ehk siis peamine motiiv on seal selline ämbliku võrgulaadne aken, mis on Wednesdayl siis tema nii-öelda internaatkooli toa, see, kus ta magab, magamistoa aken, mida ta jagab tüdrukuga, kes on alguses võib-olla kõige ebatõenäolisem laps, kellega ta võiks saada sõbraks, kuid seal sünnib väga eriline sõprus ja Hanna laul räägib ka sõprusest, nii et sellepärast see aken on sinna väga sobilik. Mulle väga meeldib Wednesday Addams ja mulle väga meeldib, et Wednesday saab laval olla, et ma tunnen nagu enesekindlamalt ennast, kui nagu mu lemmik tegelane on lava peal. Täna on juba teine proov meil. Nii meie kaamera on seal, Arhanna, mäletad, on ju? Millal sa pead keskenduma nüüd? Ma vaatan kaamerat kogu aeg. Sa vaatad kaamerat, et sinu publik on telepublik, eks ju, mitte need inimesed, kes on saalis. Arhanna ei ole esimene kuulus õpilane sul, võime nimetada siia kõrvale kohe Rita Reid. Kuidas sa leiad üles need andekad lauljad ja mis on see, mis neil olema peab? Igal õpilasel tuleb üles leida see tema hääl. Ja siis hakata selles suunas liikuma, et mis ta seal sees peidus on. Et mõni liigub džässi suunas, mõni popi suunas ja mõni jääb ka selliseks klassikalisemaks, et tuleb see üles leida ja siis hakata arendama. Hei, nei, 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 hei, nei, 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 hei, nei, nei, nei. Kui sa nägid täna Arhannat esimest korda korraliku kostüümi ja meigiga laval, mis sinu süda siis ütles? See oli väga eriline hetk, et pisar tuli silma, et see oli nii võimas. Et seda tööd on ju tehtud kuud ja viis ja harjutatud ja nüüd on see hetk käes, et kui ta sinna lavale astus, et see oli väga eriline ja liigutav.